kui meil päeval ilusa ilmaga on adiabaatne atmosfäär, mõnikord meil on selline olukord, kus all on külmem võrreldes adiabaatne atmosfääriga ja siis on meil stabiilne stratifikatsioon, mis tähendab, et kui siin kusagil mingi õhumass kerkib üles, siis tema on võrreldes kõrval oleva õhumassiga tihedam. Siin, eks ole, ja nüüd on ta külmem, tee on väiksem kui tee ümber ja tihedus rho on suurem kui tihedus ümber. Rho on suurem kui rho ümber, mis tähendab seda, et ta vajub alla kohe tagasi, et see on stabiilne. Nii nagu veelained, eks ole, veelaine kerkib üles, ta on raskem kui õhk ja vajub alla tagasi. Samamoodi. Et miks see võiks niimoodi olla, siis et ta on külmem maapind. Ja millal ta on külmem? Nagu ma siin enne ütlesin, et päeval üle jääb on öösel, kui ei ole päikest, eks ole. Miks siis juhtub, on see, et maapind jahtub, aga miks ta võiks jahtuda huvitav? Praegu on muide selline olukord just. Praegu päike paistab, sulatab, aga õhtul läheb pimedaks, on hästi libe. Kas te olete tähele pannud ka, et on hästi libe, kui pimedaks läheb? Üleeile õhtul ma pidin autoga välja minema ja siis oli ikkagi väga libe kohe. Väga kahtlane oli see sõit, pidurdad ja siis libiseb ja libiseb. Et millest see tuleb, et ta niimoodi väike alla vajub, kohe niimoodi teed väga libedaks lähevad praegu. Keegi ei oska pakkuda. No kui läheb jahtub, siis tähendab seda kaotab soojust annab kuhugile, kuhu ta võiks anda. Aga kuhu ta annab soojust? Iseenda ümbrusele. Nii üleski alla. Aga ümber, meil on teine seadus, et ümber on samasugune temperatuur. Siin ikkagi maha. Siis kiirgab välja. Mida? Kiirgab. Kuhu ta kiirgab? Kosmosesse. Mida? Kosmosesse kiirgab. Kosmosesse kiirgab, jaa, õige. Ja see tagumine on need juba peaaegu, aga ütle igaks juhuks. Priidik, jah. Kosmos, no ma ei tea, Ardo nii palju märkab selle väikse. Tõepoolest, mis soojuskiirgus toimub, sellest räägime veel varsti. Teile kindlasti veeldib see laeng, mis on pikalt kirjutada. Ja kiirgab kosmosesse ja kiirgab ja see kiirgab kosmosesse. Miks ta mujal läheb? Sellepärast, et no mujal ka kiirgab vastu, eks ole. Neid maapind kiirgab, puud kiirgavad üks ühele teisele tagasi, eks ole, siis lõpptulemus on 0. Aga kosmosesse ei tule midagi tagasi. Seal on külm. Ja selle tõttu, mis sinna üles taevasse läheb, sinna ka jääb. Nii et kui on selge taevas, siis see juhtub. Kui on pilves taevas, siis pilved kiirgavad ka vastu. See juhtub. Ja see läbipaistvus on selles mõttes oluline, et kõik, mis on läbipaistv, see ei saa ka kiirata. Nii et õhk on soe, aga õhk, et on läbipaistvus tegid. Sellest me ka veel räägime hiljem, kui me soojuskiirgust räägime. Et miks see niimoodi on.
Ja niimoodi siis selgetel õhtutel läheb maapind külmaks, sellepärast siis on asfalt läheb kohe nii kui päike silmapiiri alla vajub, praegu läheb alla nulli. Ja sellepärast on lagedal paikadel alati külm esimesena, niimoodi õhus on veel üle nulli, aga maapinnas on alla kistmaas. Aga puudevarjus ei ole, kui mõni puu, siis seal ümber ei ole alakist, eks ole. Ja sellepärast, et puu takistab soojuskiirgust. Maja seinaarded ka, maja sein, kuigi ta nüüd päris ära ei kaitse, aga ta vähendab poole võrra kiirgust, eks ole, poole taevas saab minna kiirgust, poolda ei saa. Maja seina ääres on ka soojem kui lageda peal ja seal ka ei pruugi olla seda alakisti veel. Ja mis nüüd juhtub siis selle selgetel öödel on maapind jahtub ja siis soojusvahelduslikult see külm maapind annab õhule, sest nagu öeldud, õhk ise ei saa kiirata, sest on läbipaistev. Ja siis ta kiirgab, annab ise jahtub soojuslikult kiirates ja annab õhule ja siis tasapisi see külm levib, külmus levib ehk õhk annab vaikselt ära maapinnale oma soojust ja tekib selline külma õhukist. Ja nagu öeldud, see on väga stabiilne ja siis võib ka tekkida, eriti siin linna läheduses, võib tekkida sinna väga halva kvaliteediga õhk, kus näiteks, kui Nõmmel veel inimesed kütavad, siis tuleb suits, aga see suits siis saab ka väga kõrgele kerkida, sest et ta ka jahtub kohe ära, külma jahutab ta kõrvalt ja siis mingile kõrgusele ta kerkib, aga edasi ta enam ei kerki. Ja siis see jääb kõik maapinna lähedale, vaikselt seguneb ja see paks suitsune, ma ei tea, kas olete tähele pannud sellist asja? Olete pannud tähele või ei ole? Malis, kas on mõnikord olnud selline panal? Seda nimelt ka suduks. Ja just külmadel talveilmadel eeskätt, kui jahtinagi käes suurem maapinna lähedal, siis on see kõige rohkem seda. Autod heitkahid samamoodi jäävad ka maapinna lähedale ja siis see tekitab ka sellist halba. Nüüd üldiselt on autode heitkahid läinud natukene paremaks, igasugused need normatiivid ja asjad, kõiged natuke aitavad ka. Ja mida siis on, ma ei tegema, kas veel selle kohta. Ja soojuskiirgus tegelikult on päris suur, et näiteks siin toas ka igaüks meist kiirgab soojuslikult, aga seda saab kohe sama palju vastu, et me ei pane seda tähele. Ja aga siis nende inversioonid tekkida mõnikord natuke teises olukorras, kui meil on näiteks mingisugune sooja külma front, siis võib tekkida selline olukord ka, kus on näiteks soe front tungib peale. Me rääkisime meile kord, et on keerised ja kui kusagil on meil külma õhufront ja siis kõrval on sooja õhufront. Ja siis harjalt on niimoodi, see külm on raskem, püsib ja siis see soe näiteks, kui ta peale tuleb või vastupidi, kui külm tuleb peale, siis ta vaikselt üritab seda ära lükata, aga tekib selline olukord, kus üleval on soojem ja all on külmem. Ja siis on siin temperatuuri profiil on ka natuke on sedamoodi, eks ole. Ja siis on näiteks niimoodi, et kui tuleb sellisel juhul ka sajab näiteks harjutud soojas võib olla ka sadu, siis on niimoodi, et tulevad meil siin
Siin on üle nulli ja siin on meil vihmapiisad. Ja nüüd nad jahtuvad siin ära ja lähevad alla nulli. Ja võib tekkida siis sellised asjad nagu näiteks rahe võib tekkida ka jäävihm. Sellest me veel räägime natuke hiljem. Mis asi see on ka? See on siis niisugune metastabiilne olukord, kui vesi on jahtunud alla 0 kraadi. Ja nii kui ta siis millegi pinna peale kukub, nii ta jääks seal eraldub, mis läheb eriti libedaks. Ja traatidele igale poole võivad tekkida sellised jääkihid. Ja meil siin just hiljuti oli, siis olid hädased trammid, ei saanud sõita ja trollid vist, et need elektrijuhtmed läksid niimoodi, said kaetud jääkihiga, et nad ei saanud elektrist kontakti sealt. Ja noh, ta võib ka, kui eriti jäävelaks läheb, siis nad võivad hakata vajutama elektritoadetega niimoodi väga alla ja võib halbadel juhtul ka katki mõned teha. See jääkiht seal peale. Nii, nüüd sellega võib-olla on enam siis on veel selline asi ka, et sellest kui me räägime natukene võib-olla detailsemalt hiljem, aga kasvuhooneefekt, eks ole, kui me nüüd õhk ei paista läbi, siis õhk paistab läbi, siis on tegelikult näiteks süsihappegaas, mis paistab natukene vähem läbi infrapunavalguses või soojuskiirguse lainepikkustel, et ta on küll läbipaistev palja silmaga vaadates optilises lainepikkuses, aga suurematel lainepikkustel siis ta ei ole seda ja see tähendab seda, et selles lainepikkuses saab ta ka kiirata ja soojuskiirgus ongi just selles lainepikkuses. Nii et selle tõttu siis kui on mida rohkem on süsihappegaasi, siis tegelikult seda rohkem on takistud selle soojuskiirguse lahkumine maapinnalt. Ja sellepärast siis see ongi see kasvuhooneefekt. Sellest me räägime veel siis, kui me räägime paagikiirgust. Me tuleme selle juurde tagasi. Aga nüüd lähme edasi järgmine teemaga ja eelmine kord meil oli siin eelmine kord oli meil Bernoulli seadus ja siis oli see versioon sellest, kuidas ta toimub, kui meil on kokkusurutav gaas või atmosfäär. See oli selline valem. Midagi niisugust, et CP korda T pluss V ruut jagada 2-ga pluss G korda H, oli midagi sellist. Selliste Bernoulli vaste, kui meil on kokkusurutav. Siis tegelikult meil on ka veel teisi natuke sarnane valem on ka, mille me praegu tuletame, aga see on niinimetatud energiapidevus. Energiaseadus on energiapidevus, nii palju, kui ma ütlen mingi mõttelise sellise toru, mille lõige võib ka muutuda, siis seal nii palju, kui me ühest otsast energiat sisse tuleb, nii palju sellist välja läheb, sinna vahel ei saa akumuleeruda, ütleb see valem. Aga tegelikult sama asi saab kehtida ka impulsi, aga ainult siis, kui meil on sirge toru. Nii et me võime vaadelda praegu siis sellist olukorda, kus meil on sirge toru ja vaatame impulsi balanssi. Et kui meil on siin mingisuguse ruumala võrra, siin ta võib põhimõtteliselt liikuda mingi natuke teise ruumala võrra, mille pärast, sellepärast, et siin võib olla rõhk põhimõtteliselt teine. Näiteks, kui meil helilaine levib, siis on rõhu erinevus ja temperatuuri erinevus. Ja aga meil samamoodi nagu eelmine kord oli, et ta täitis alguses ühe ruumipiirkonna siin ja nüüd ta nihkus edasi. Ja nüüd ta täidab teise ruumipiirkonna. Ja nüüd ta täidab selle ruumipiirkonna. Ja me vaatame, kui palju, mis toimub meil impulsiga. Et kui meil siin on rõhk V1, siin on meil rõhk V2
siis me anname talle ajaühikus T, anname talle impulsi P1 korda S korda T. Jõud korda aega annab impulss, mille me talle anname. Teises otsas sama, meil on vastassuunaline, seal on P miinus P2 korda S korda. Ja see on, kui palju meil tal kokku impulss muutus. Ja vaatame, kui palju ta üks muutus, me võrdleme jällegi seda lillat ja rohelist ruumi osa. Ja ta muutus nii palju, et nüüd on kui siin on meil näiteks tihedus ρ2 ja siin on meil ρ1 ja siin on meil kiirus V1 ja siin on meil kiirus V2, siis sellisel juhul see mass on meil mõlemal pool sama, selle tõttu massi me peame ka sama palju sisse tuleb ja välja läheb. Mass korda kiirus V1, V2 miinus V1. Aga mass on meil siis ühest küljest on meil võrdne ρ1 korda V1 korda T. V1 korda T on, kui palju ta nihkub, korrutame S-iga saame ruumala. Aga teisest küljest on ka samamoodi me kirjutame ρ2 korda V2 korda T. Ja selle tulemus me saame, et see on võrdne. See on võrdne siis ρ2 korda V2 läheb ruutu, eks ole, ρ2 V2 ruudus korda S korda T. Näist puudu. S korda T miinus, aga siia asendame see V1, siis tuleb ρ1 V1. ρ1 V1 ruut S korda T. Ja nüüd me saame selle niimoodi kirja panna, et see on P1, siin ST-ga saame kõik läbi jagada, eks ole. Ja saame, et P1 pluss ρ1 V1 ruudus on võrdne P2 pluss ρ2 V2 ruudus. Ja selle järeldame, et P pluss ρ V ruut on võrdne konstant. See on väga suhteliselt sarnane Bernoulli seadusele. Bernoulli seadus oli P pluss ρ V ruut ja kada 2K pluss G korda H. Aga siin on meil ei ole tegurit üks kahendik ja seda GH meil ka ei ole. Aga tähendus on selles märkimisväärselt erinev, et see on meil siis kokkusuruta õhu jaoks impulsi jäävuse seadus, teine oli meil energia jäävuse seadus. Ja samal ajal nagu see kehtib ainult sirgete torude jaoks. Mille pärast see kehtib ainult sirgete torude jaoks, kes oskab seda öelda, miks ta kõverate ja muutuva diameetriga torude jaoks ei kehti. Ja ma tahan teada, miks valem ei kehti. Kiirus muutub, katsuge nüüd anda natukene selgele. Põhimõtteliselt mõtled õiges suunas, jah. Aga katsu seda nüüd, aga me kirjutasime välja jõubalansi, kus see valeks läheb siin. Tegelikult sellele gaasile antud jõud on võrdne impulsi muuduga, see on see, mida see valem ütleb. Aga kus see valeks läheb siis, kui toruseina on kõverad või muutuva diameetriga?
Kus läheb valemmaleks? Mis vea me teeme siis, kui see sein oleks muutuva läbimõõduga? Mis valemi kehtiks? Arvestamata jääb. Jaarda. Kui toru läheks risti, siis peaks saama impulss teises otsas tulki. Jaa, aga ikkagi ma tahan teada, kuidas see valemmaleks läheb. See impulss on selle aine kohta, et see kantakse üle torule. Oota veel kord? Impulss kantakse üle torule. Jaa, aga see on õige, aga me katsab öelda ikkagi, et kus okei, mis ma ikka rohkem. No ma ei tea. Ma panen see Karl, eks ole, ja Karl ütles ka natuke. Ja Ardo ka pool. Et kui meil oleks muutuva läbimõõduga toru, midagi sellist, siis siin on rõhk ja rõhul on sellisel juhul meil seinasihiline komponent. B korda, meil on siin seinasihiline X. X on võrdne B korda seinapindala mingisugune A korda siinus alfa. Alfa on nurk. Ja siis tekib meil seinasihiline komponent ja seda meil ei ole arves. Aga kui sein on risti, siis on see jõud ka risti ja tal on 0 projektsiooni. No nii, igatahes meil on nüüd sellised seadused, et meil on siis CP korda T pluss V ruut jagada 2-ga pluss G korda H võrdne konstant. Siis on meil B pluss V ruut jagada 2-ga konstant. Ja siis on meil veel korda V on konstant ja need kehtivad juhul, kui meil on ühedimensionaalne liikumine torus. Toru S on konstant, ristlõige on konstant. Ja neid nimetatakse hügoonia adiabaatineks. Umbes nii. Adiabaat. Miks ta adiabaat on, varsti selgub ka. No tegelikult ei ole väga adiabaat, aga selles mõttes nüüd on, et me arvestame, et energiamuundust ei ole, aga mitte adiabaatilisest protsessist läheb osa mehaanika energia hakkab soojumaks minema, eks ole, seal me rääkisime, et kui protsessid on nii kiiremad kui helikiirus, siis saab see kaasneb valguse suure hooga ja siis ta seal põrkub ja dissipeerub vaikselt ja osa sellest mehaanikast energiast läheb sellisele soojuseks. Ja see on siis, kui on liiga kiired protsessid näiteks. Siin meil energia muundumist ei arvesta, kõik on siin esimene energiaseadus. Selles mõttes on jabaat. Nüüd, mis me sellega peale hakkame? Me üritame selle abil tuletada heli levimise kiiruse nende 3 valemi abil. Põhimõtteliselt nende 3 valemi abil saab ka muud, näiteks lööklaine saaks ka arutada. Aga mis vahe on helil ja lööklain, kes pakub? Mis on lööklain? Millal tekib lööklain? Kas keegi on kuulnud lööklain? On.
No kui mingi plahvatus näiteks käib ja pandist andmisega öelda. Mida et? Mõtlesin, et siis, kui sa hakkavad üle helikiiruse liikuma. Ja lennukid liiguvad üle helikiiruse, siis käivad ka, tekitab lööklaine. No ma Madi selle ka pool. Nii, et nii-öelda sonic boom on, see on ka lööklaine. See lööklaine on selline olukord, kus meil on, kui me näiteks teeme siin õhutiheduse rho ja siin on meil X, siis meil siin on õhutihedus on ühel pool suurem ja teisel pool on väiksem ja sellise profiiliga laine. Ja tema levib enam-vähem helikiirusega, ta võib ka liikuda, mõttes on nagu väike küsimus, et mis on see helikiirus, sest et siin pool on meil tihedus väiksem, temperatuur, mis on olulisem, et lööklaines läheb osa energiast läheb soojuseks ja taga on ka temperatuur kõrgem. Siin meil mingi T1 ja siin on meil T2. No me varsti saame ka heliliivimise valemi. Ja see on küsimus, et kumma tee me peame võtma selle helilevimise kiiruse jaoks. Ja sellist asja saaks ka analüüsida selle Hügonia tevaadi abil. Aga seal tuleb matemaatika keerulisem, midagi põhimõtteliselt keeruliselt ei ole, 3 võrrandit, eks ole, see tuleb lahendada, aga natuke tüütu, nii et ärme seda tee. Aga me teeme seda siis lineaarses lähenduses ehk eeldusel, et see kõrgus siin on väike, delta rho. Me eeldame, et delta rho on hulga väiksem kui rho, siis me saame lineariseerida. Püsikas ikka võimalusel lineariseeritakse, siis on alati võimalik lahendada, mitte lineaarseid süsteeme ei pruugi lahendada saada, küll aga saab lineaarseid alati. Seal algebras ka oli teil ju valemeniinde astmesüsteem. Kui palju teil süsteeme ka ei ole, kui ta on lineaarne, siis saate lahendada. Ja kui me lineariseerime, siis kui ta ka ei ole lineaarne, siis ta muutub lineaarseks. Aga kui meil seda eeldust ei oleks, siis ta oleks mitte lineaarne. Ja siis oleks natuke keerulis. Ja vaatame. Aga mida me teeme on see, et me läheme taustsüsteemi, mis liigub kiirusega. Siis me eeldame, et meil on helilaine, mis saavad levida mingi kiirusega CS. Ja sellisel juhul see sama profiil on meil tegelikult siis paigal, et näiteks niisugune profiil, aga nüüd, kui me oleme sellega seotud taustsüsteemis, siis meil õhk liigub vastu. Meie liigume osakul paremale, aga meie taustsüsteemis õhk liigub paremalt vasakule. Vastassuunas. Ja nüüd see tähendab seda, et see profiil on meil paigal ja me saame kirjutada välja need seadused, eks ole, siin. Need seadused siis sellise statsionaarse olukorra jaoks, kus meil ühel pool on suurem tihedus, teisel pool on väiksem tihedus, õhk voolab meilt läbi meie juures niimoodi. Ja meil on siis niimoodi, et kui me vaatleme, kui palju see avaldis muutub, muutus on 0, eks ole, kui me võtame siis näiteks diferentsiaali väikse muutuse delta, kui palju see muutub, siis me saame, et CP korda delta T frondis, aga siin me lineariseerime ja kiirus on meil C tegelikult, aga see V on võrdne CS pluss delta V. Tähistame selle delta V on natuke pikk, tähistame ta, muidugi meil on juba delta T sisse toodud, nii et lahti olla siis delta V. Et CS pluss delta V. H, me eeldame, et on samal kõrgusel, et H-d meil ei ole. CP pluss delta T pluss, nüüd diferentsiaal on 2BDV, aga D me asendame siis deltaga. Ja V on meil CS, 2 korda CS korda delta V korda 0, on meil esimene võrrand. Teine võrrand on delta P pluss siin ei ole kahendikku. Kahendik oleks meil per nullis, aga siin meil ei ole. Pluss 2 rho CS delta V, aga meil on korrutuse diferentsiaal, eks ole, see on rho delta V ruut pluss V ruut korda delta rho, nii et siin tuleb veel pluss CS ruudus korda delta rho.
võrra nulliga. Ja viimane on, et delta rho korda CS pluss rho korda delta V võrra nulliga. See võrrandsüsteem. No mis meil siin on? Meil on mitu tundmatud. Meil on päris palju neid tundmatuid. Tundmatud on meil delta T, delta V, delta P, delta rho. 4 tükki, 3 võrra. Mida me saame veel teha? Meil on ühte võrrandit veel vaja, kes ütleb, mis me teeme. Lineaarne võrrandsüsteem on lineaarne sellepärast, et me tegime lineaarseks, lineariseerisime. Aga meil on praegu üks võrrand. Ei olegi midagi teha, et jääb käsi pooleli. Hardo, jah? Kui see muutus on võrdlemisi kiire, siis on adipalaatiline protsess ikka. No vaadake, adiabaadiga on see väikene kahtlus juures. Et adiabaadi puhul me ütlesime, et protsess on meil adiabaadiline siis, kui kiirused on väiksemad oluliselt helilevimise kiirusest. Aga siin on ta tegelikult täpselt helilevimise kiirus. Et siin me ei tea praegu, kas ta kehtib või ei kehti. See on hea pakkumine, aga see väikene probleem. Maris, mis sa arvad? Kus me võtame selle puuduva võrrandi? Kas te oma valemite lehte lehitsite või? Ja see on mõni lootustanda. Teil ei ole veel valemite lehte. Kui teil ei ole, siis miks teil ei ole? Sest et eksamil ja kontrolltööl saate valemite lehte kasutada ja väga mõistlik oleks seda jooksvalt kogu aeg teha. Aga kui teil ei ole, vaatame kohe. Räägitakse, et see veebileht, mis ma ütlesin, et läks maha, on nüüd tagasi. Vaatame nüüd plaani tagasi. Ja selline tore asi nagu valemite leht. Võite sille tähendada kuidagi näitama. No, ma ei tea, ta on väike väga. On väga väike. Ma saan suuremaks teha, aga ma mõtlen kõigepealt siin termodünaamika otsi.
termodünaamika on siin. No, aga siin on mõned valemid, eks ole. Näete sealt, minu suuremad üle. Kas proovida? Nüüd on küll nähti, ma ei natuke väiksemaks tagasi. Ta ei olnud päris üks-ühele meie kursus, aga enam suurem osa valemitest, mis seal on selles valemite lehel ka olemas. Kas on seal mõni selline valem, mida me saaksime kasutada? Ma ei vaadata, kui siin ei ole, vaata äkki on siin all kuskil midagi. Ma arvan, et siin all väga ei ole. No aga paista midagi silma, midagi loodust anda. Karl, sa oled seal lähedal, on midagi või? Tahaks pakkuda ideaalse gaasi võrrandit. Aga mis sind takistab? No pakume ideaalse gaasi võrrandit. Pakud, õige. Õige, nii ta on. No, Karl. Paneme terve punkti, täiesti õige pakkumine. Lisame siia siis, et paneme ta niimoodi, et sellisel kujul, et B korda B jagada D-ga on meil konstant. Aga sellest, mis me teeme, me võtame siit logaritmi. Te teate, kas te olete sellist asja kuulnud nagu logaritmi ja diferentseerimine? Logaritmiline diferentseerimine, mis asi see on? Sa võtad asja logaritmi ja siis diferentseerid seda. Ja siis mida? Logaritmi ja siis? Ja siis diferentseerid seda logaritmi. Jaa, õige. Ja väga õige. Kas keegi teine ei ole kuulnud sellest või kuidas Karl on kuulnud selle tõttu, et ta eelmine aastal käis või? Ei, termodünaamikasse ma ei astunud. Mida? Termodünaamikasse? Termodünaamikasse ma ei sattunud eelmine aasta. Okei. Õige ei käinud, jaa. Aga teised olete kuulnud sellest asjast? Võib-olla. Nii et Karlile me võime veel panna siia. Karli päev. Me võtame sellest logaritmi ja võtame diferentsiaali. Kui võtame logaritmi, siis me saame logaritm B pluss logaritm B miinus logaritm D. Võtame konstant. Ja kui me siit võtame diferentsiaali, siis me saame delta B jagada B-ga pluss. Aga tegelikult V on halb. Kustame ära. Kui kes nüüd endale jõudus kirjutada, vabandust. Sellepärast, et meil on siin tihedused mängus. Kirjutame ikkagi algusest selle valemi välja, enne kui me seda logaritmist diferentseerimist teeme. Et meil on siin on meil B korda V on võrdne, jagame V-ga läbi selle valemi, mis seal on. B korda V on M jagada müüga korda R korda T. Kui me läbi jagame, siis meil ruumalaga siis jääb vasakule poole jääb B, aga edasi tuleb M jagada V-ga on rho, eks ole. Siis tuleb rho jagada müüga korda R korda T. Ja siis me saame, et B jagada rho ja T-ga on konstant. Ja nüüd on meil logaritm B miinus logaritm rho miinus logaritm T võrdne konstant. Ja nüüd me saame, et delta B jagada B-ga miinus delta rho jagada rho-ga miinus delta T jagada T-ga on 0. Ja nüüd me saime nende suuruste vahel, mis meil olid, delta T, delta B, delta rho, selle vahele saame veel ühe seose. Ja nüüd oleks see 4 võrrand meil vaja lahendada. No vaatame, kas me saame midagi lihtsalt siin elimineerida alustuseks.
meil ega midagi pole parata, tuleb lihtsalt hakata midagi kuhugile asendama, kust on võib-olla suhteliselt lihtsam asendada. Võime näiteks teha niimoodi, et me asendame siit selle siit valemist delta rho meile. Tegelikult delta B on lihtsam, delta B on ainult ühes kohas. Asendame delta B. Saame siis sellest valemist siin. Saame selle lisaks ja kui me sinna delta B asendame, kui delta rho jagada rhoga pluss delta T jagada T-ga, siis tekib meil niimoodi, et B korda delta rho jagada rhoga pluss delta T jagada T-ga. Pluss ja kõik ülejäänud nagu ta on. 2 rho CS delta V pluss CS ruut delta rho korda 0-ga. Ja nüüd on meil 3 võrrandit ja nüüd on meil delta B-d enam ei ole. See on delta rho, delta V ja delta T. Mis me järgmisena asendame? No, näiteks meil on siin on delta T ja siin on delta T, kui me siit asendame delta T näiteks sinna. Aga enne kui me seda teeme, ma meenutan, mis asi see CP meil tegelikult siin on. CP oli meil erisoojusmassi kohta. Ehk ta oli siis, CP oli meil võrdne moolide arv korda siis molaarne. Paneme, kuidas me teistme eristamaks seda. Paneme siia primi juurde ja see normaalne CP ehk mooli kohta olgu meil seda tähistada. Molaarne erisoojus CP, moolide arv korda molaarne erisoojus annab soojusmahtuvuse, aga see siin on meil massi kohta, nii et me peame siin jagama molaarmassiga müü. See on selline asi. CP prim. Nii et kui me nüüd selle valemi siin ka ümber kirjutame, siis mis sellest saab? Saab niisugune asi, et nüüd CP jagada müüga. Ei, mis ma siin nüüd teen? Nüüd ei ole, see on ühe mooli, kui meil oleks üks, see on massi kohta, kui me korrutame massiga, me peame saama selle erisoojuse, nii et tegelikult ma kirjutasin natuke valesti. See on võrdne nüüd korda CP on võrdne jagada massiga. Nii. Aga nüüd jagada massiga, moolide arv on M jagada müüga, see on võrdne CP jagada müüga. See on selline. Nii et siin CP nüüd ei ole. Lihtsalt CP jagada müüga on see. Et CP jagada müüga korda sulgudes siis tuleb delta rho jagada rhoga ja mis ma nüüd teen? Ma tahtsin siit avaldada delta T, eks ole. Aga mis ma kirjutama hakkasin? Hakkasin midagi kirjutama. Delta T on võrdne, aga ma tahtsin selle lihtsalt ümber kirjutada vist. CP korda delta T
Ja pead ikka mõtlema, mida ma teha tahan. Idee on selles, et praegu mul on siin võrrand, siin üks võrrand, teine võrrand ja kolmas võrrand, 3 võrrandit. Mul on vaja elimineerida, praegu oli plaan elimineerida delta t ehk avaldada siit delta t. Nii et ma kirjutan, et delta t on võrdne miinus, see mis siin see teine liige on, miinus 2 cs ja delta v. Ei jagada CP'-iga, aga jagada CP'-iga on müü jagada CP-ga. Ja järelikult, kui me nüüd sellesse võrrandisse selle siin asendame, siis me saame niisuguse asja, et B korda delta rho jagada rhoga miinus 2 cs müü jagada CP-ga korda delta V. Aga siin on väga sarnane liige. Teeme nii, et ma ei pane siin sulgust ette, pigem ma natuke teise asja sulgud ette. Okei, teada selle seda, et ma ei tohi vahele jätta liiga palju, siis ma panen aga lihtsalt niimoodi ümber. Pluss 2 rho cs delta V pluss cs ruut delta rho nulliga. Ja siin on delta V ja delta rho. Teeme niimoodi, et ma nüüd toon delta rho sulgud ette ja toon delta V sulgud ette. Ja siis saame siin, et delta rho, delta V kõigepealt, delta V korda ja siin on tegelikult kahe teguri 2 uuesti, 2 on siin ja 2 on siin. Korda C, isegi ma saan CS-i sulgudette suua. Korda CS ja siia tuleb siis sulgudesse tuleb müü jagada CP-ga. Ja see miinusmärgiga. Ja siit tuleb pluss 2 rho, pluss rho. P tuleb ka sealt sulgudest. Ja, aitäh. Nii, B tuleb tõepoolest maatselt, me asjadest ei klapi. See tuleb siit ega. See tuleb B. See tuleb sellesse, siis tuleb pluss 2 korda, pluss rho. Nii, ja Riko. Ja me võime siin siia üritada asendada näiteks rho. Rho on meil avaldus siin kusagil olemas, eks ole, et me siit saaksime võtta rho on võrdne müü RT. Nii et siis tuleb müü ka, aga teeme seda natuke hiljem. Siia tuleb, sellesse avaldusse tuleb B korda müü jagada RT-ga. Nii.
praegu just nagu läks ka temperatuur, aga kas mul on kuskilt temperatuuriga ära kaotanud või? Mida? Kus kohas? Teine roheline rida, kui me asendame delta T. Siit on tee puudu. Ei, teine rida. Mida? Teine roheline. Teine roheline ja siis kus kohas on tee puudu? Peaksime selle T-ga läbi jagama. Delta T. Nii, kohe vaatame. B, ja sellega, et selle T-ga läbi jagamine jäi tegemata, jah, väga hea. See läks meil siia asemele, läks delta T. Ei, delta T, siit tuli delta T. Aga selle delta T panime siia sisse, aga ta oleks pidanud olema T-ga läbi jagatud. Just. Nii, Helen oli see, kes meil seal taga tornas ka just neid. Niimoodi, et see T oli meil ka puudu, paneme selle ka siia, kus tal on olemas. B jagada T-ga. Ja sellisel juhul me saame praegu selle kohe ümber kirjutada, et see on siis võrdne meil 2. Aga meil on liidetavaid veel, kirjutame, et kõik liidetavad ikkagi ära. On meil, ja siis tuleb meil delta V-ga ehk delta rho-ga liikmed. Pluss delta rho korda CS ruut pluss B kada rho-ga. Võrra nulliga. Aga kui me siia asendame selle, B on võrdne M jagada müüga. B, kui me asendame siin, rho on võrdne B müü jagada RT-ga. Siis meil tuleb ette tegelikult veel müü tuleb ette, müü jagada T-ga, B tuleb ette. Nii et me saame, et see on võrdne B korda müü jagada T-ga. Ja teeme niimoodi, et me võtame ka R-i siia ette. Ja sellisel juhul tuleb meil 1 miinus ja R jagada CP-ga. On niimoodi. Aga CP on CV pluss R, nii et see on võrdne B korda müü jagada RT-ga korda CP pluss R, CV pluss R jagada CP-ga. Ma võin ühisele nimetajale CP miinus R, et see R taandab välja. On võrdne CP korda müü jagada RT-ga korda CV jagada CP-ga. Ja nüüd delta rho jaoks on meil veel teine võrrand ka. Siit saame, et delta rho on võrdne, aga delta rho peab meil minema sellesse avalduse siin. Rho korda delta B-ga see miinus delta rho miinus delta V jagada CS-iga korda rho.
huvitav, kas me saame kõige selle õige vastuse ka või? Ja nüüd me tahame teha seda, et me võtame siit selle delta rho. Kõige parem värv praegu. Siit selle delta rho. Ja paneme tema siia sisse. Teeme plaan. Ja kirjutame selle veel kord nüüd välja, selle avalduse. Ja see, mis meil siin on, see on see, mis sulgudes avaldus on, eks ole. Me võtsime selle avalduse rho RT jagada, rho avalduse müü korda P jagada D korda R-iga, eks ole. See on meil üks ja sama asi, eks ole. Nii et meil on see veel puudu. Võib-olla teeme nii, et me avaldame hoopis delta B. Nii et siis me saame, vahet me ei ole, kas me läheme delta B või delta rho peale. Nii et me saame siit, et sellisel delta V on CS jagada rhoga miinus CS jagada rhoga korda delta V, aga delta V tuleb meil sulgud ette korda 2CS ja siis tuleb igal delta V on kõikjal sulgud, et kirjutame siin juba ära delta V. Ja siis tuleb see, mis me siin saime, korda P müü korda RT ja CV jagada CP-ga. Võiks olla, et olete lilla asi on siin, see on seesama, mis see. Kirjutasime ümber P korda müü CB ja CP-ga RT ja see tegur siin 2 delta CS, 2 CS on siin. Aga siin delta V asemel tuli delta rho tegelikult, see on praegu delta V, vaid see on delta rho. Sest ma avaldasin siin delta V kui CS jagada rhoga miinusmärgiga ja sul kätte tuleb sellisel delta rho. Ja siin on meil ka CS ruudus. Nii et siit tuleb nüüd siis pluss CS ruudus pluss B jagada rhoga. Nii, nüüd huvitav, mis me siit saime. Ja see kõik peab olema võrra nulliga. Mis elukas see meil siin võiks olla? Meil on see valem siin P korda müü jagada RT-ga. P korda müü jagada RT-ga on võrra rho. Siin on meil ka P müü jagada RT-ga, see on meil tegelikult rho. Ja siin meil on rho jagada rhoga. Ja saame, et see on meil miinus CS2 CS ruudus. CS ruudus. Rho taandub ära CV-ga, CP-ga. Pluss B-ga rhoga. Korda nulliga. Ja väike probleem, peaaegu õige. Aga seda kahte nagu siin ei tohiks olla, või kahte midagi välja taanduma. Keegi oskab leida, kus kohast meil on näiteks kahega viga. See on peaaegu õige tulemus.
ja ta oleks õige, kui seda 2 ei oleks. Kas see tulegi pluss CS ruudus juurde? CS ruudus tuleb, aga see annab meile natukene vale asja. Ei, siin tuleb jah pluss CS ruudus. Mingi jama meil on sees sellega. Suhteliselt õige, aga väike jama. No enne kui me seda viga otsime, vaatame sellele otsa, mis me saime. Saime mingi avalduse, kus on midagi korda delta rho. Ja siin on 2 varianti, et kas meil on delta rho on 0 või on sulgavaldus 0. Noh, me tahtsime, et meil laine leviks, et delta rho ei oleks 0. Ja et sulgavaldus peaks olema 0. Aga kuivõrd meil siin praegu tekkis väikene viga, ühesõnaga, mis peaks olema? Peaks tulema selline asi, et siin need 2 asja, siin oleks lihtsalt, kui seda ei oleks ja siin oleks tegur 1, siis oleks kõik õige. Ja küsimus on selles, et kas meil siin kuidagi näiteks selles liikmes me unustasime, et CV ega CP-ga kuidagi näiteks ära. Et siis oleks meil kõik hästi. Et me võiksime vaadata CS ruuduga liiget või on meil kusagil mujal iga. Nii et istume natukene ja vaatame. Või teine variant on, et ma võin seda vaheajal vaadata ise, kui me ei taha praegu aega raisata selle peale. Muidugi variant oleks teil praegu siin proovida plusspunkte, et kes leiab vea, saab plusspunkti. Aga mida te eelistaksite? Et kas te tahate, ma otsin siin vaheajal vea üles ja praegu läheme edasi või tahate proovida praegu plusspunkti püüda? Helen, kas otsime, lähme edasi või? Lähme edasi. Lähme edasi, jah. Aga mis peaksid välja tulema? On selline asi. Et tegelikult oleks pidanud tulema niimoodi CS ruut. On võrdne CB CV-ga korda B-ga rooga. Nagu öeldes on peaaegu õige miinus on olemas. Kui seda ei oleks ja tegelikult 2 ei oleks, siis oleks kõik. Ja CP-ga ja CV-ga on tegelikult adiabaadi ahve näitaja, gamma korda B-ga rooga. Ja seda võib niimoodi kirja panna, et kui adiabaadilises protsessis B tuletis roo järgi, sest B korda roo, sest gamma on, B on võrdne roo, sest gammaga adiabaadilises protsessis. Nii et DB jagada D rooga adiabaatiline. Nii et tegelikult, mis tuleb välja, et see protsess on adiabaatiline, aga nagu esialgselt seda väga ei ole võimalik kindlalt väita, et ainult niimoodi tuleb ta kindlalt välja. Et kus me lähtume kindlatest faktidest, mitte sellest, mis me eeldame, et äkki ta on adiabaatiline. Seda ei saa öelda, sest kiirus on ja seal võib ka adiabaatiline seadus mitte kehtida põhimõtteliselt. Ja ka need valemid, mis meil alguses olid, need olid igal juhul kehtis. Need olid energiajäävuse seadus, inputijäävuse seadus, massijäävuse seadus ja ideaalse gaasiolek võrrand. Seal ei olnud mitte ühegagi mitte mingit probleemi. Ja tuleb välja, et ta on adiabaatiline. Nii, nüüd ja samas kui me teeme veel ühe asja ära teha siin. B-ga rooga meil on ideaalse gaasiolek võrrand, mis ütleb, et B on võrdne, ta on siin tegelikult juba kusagil üleval. B on võrdne roo jagada müüga korda R korda T, mis tähendab seda, et siit me saame avaldada B-ga rooga on võrdne RT jagada müüga. Selle võib ka niimoodi kirja panna, et see on võrdne Boltzmanni konstant korda temperatuur jagada molekuli massiga.
Ehk siis tegelikult, mis meil on, kui te mäletate veel, ruutkeskmine kiirus näiteks X-i suunalise liikumisel. Ma paneme selle siia kirja sedasi, et meil on MVX ruut keskmine jagada 2-ga. X-suunalise liikumise kineetiline, et ühe vabasastme kineetiline on KBT jagada 2-ga, milleks me saame, et VX-i ruut keskmine kiirus on KBT. See on üks aga VT ja on võrdne meil ruut jagada M-iga. On võrdne ruut juurde KBT jagada M-iga. Nüüd, kui me räägime kiiruse kolmedimensionaalsest vektori ruudust, siis see on meil X-ruut, Y-ruut ja VX-ruut, VY-ruut ja VZ-ruut ehk 3-kordne VX-ruut. Ja see on järelikult võrdne meil, siit me saame, et V kiiruse, kirjutame niimoodi RMS ruut min square. Kiiruse ruutkeskmine on siis ruutjuur 3 korda suurem. Ruutjuur 3 KBT jagada M-iga. Ja ehk siis ruutjuur 3 korda VT. Siin on meil selleks teguriks tuleb meil tegelikult Adiabadi astme näiteks selle B-ga rooga on meil järelikult CS-ruut. CS-ruut on võrdne ruut gamma korda B jagada rooga. B jagada rooga on KBT jagada M-iga. Nii et see on võrdne meil siis, siit me saame, et CS on võrdne ruutjuur gamma korda VT. Et nad on kõik samad suurusjärgus, ainult mingite numbriliste tegurite võrra erinev. Helikiirus, soojusliikumise ruutkeskmine kiirus, siis X-i ühe vabadusastme X-i suunalise liikumise ruutkeskmine kiirus. Kõige suurem neist on ilmselt see ruutjuur 3, eks ole, kolmedimensionaalne ruutkeskmine kiirus. X-i suunaline on kõige väiksem ja siis helikiirus on seal vahepeal. Kas seiani on arusaadav? Tõstke käsi, kui on. Nii, siis meil ühe sellise teemana, mis märgitud oli heli tekitamise viisid. No millised on heli tekitamise viisid? Vibratsioonid. Mida? Vibratsioonid. Vibratsioonid, me peame midagi võngutama, et seda tekitada, aga millise näib muusikainstrument, mille poolest nagu põhimõtteliselt erinevad heli tekitamise viisid, see on nagu teema praegu. Milliseid muusikaistes erinevaid heli tekitamise viise, millised küsimused, kuidas me neid vibratsioone tekitame? Väga suur osa pille paneb mingisuguse keele võnkuma. Ja, no üks on keelpillid, ehk meil on siis pillikeel, mis on otsest paigal. Ja siis siia tekib meil seisulaine. Selline, nagu üles alla. Seal all praksiruumis on neid sellised laborikatseid ka põhimõtteliselt, kui tahate võite sinna ligi minna ja vaadata pillikeele katseid. Seda ütles Karl meile, jah, praegu. Noh, olgu, ma panen mõrsi, noh. Mis on veel? Karlil peab. Tasus tulla. Nii, jah.
Võnkuv pind, trumm. Trumm, nii, ja õige, no Hardo saab ka pluss. Mida edasi, seda raskemalt läheb. See on siis põhimõtteliselt on sama, aga ta on, kui me tahaks nüüd hakata arvutama, siis ta on märksa keerulisem, nii keelpild. Ja siis on löökpild, trumm. Trumm, noh, kõrvalvaates tegelikult on täpselt samamoodi, eks ole, niimoodi, ja kõrvalvaates on sama, aga huvitav, mille pärast nad väga erinevalt kõlavad, trumm ja keelpildid. Ei ole, kuigi võnguvad täpselt samamoodi põhimõtteliselt. Materjal ja pind on erinevad. Ja tähendab seda kindlasti, aga kuidas, millest seda füüsikaliselt peegeldub, et mis nende käitumis on väga erinevad, keelpildi ja trummi erinevad. Kui me lööme ühe trummi ja kui me lööme keelpildi. Oleks väga oluline füüsikaliselt erinev käitumine neil. Kuigi puht põhimõtteliselt nad saaksid jah, samamoodi. Pind tegelikult ei võngu mitte ainult trummil. Pind võlgub tegelikult ka keelpildidele. Kui te näiteks võtame mingisuguse viiuli või kitarri või millel iganes, eks ole, tal on see korpus. Ja see on väga oluline osa tegelikult. Sellised keeled on kinnitatud sinna peale ja keel võngub, ta paneb selle korpuse võnkuma. Ja keel ise oleks väga vaikne, seda peaaegu ei kuuleks. Aga see korpus on see, mis seda heli tegelikult levitab, sest et ta peab panema õhu liikuma ja see pind hakkab võnkuma, see keelpilli kere on siis resonaator, mis hakkab kaasa võnkuma ja see paneb õhu liikuma. Aga ta on ikkagi väga erineva trummist. Nii et millest see tuleb huvitav? Mis on siis põhimõtteliselt erinev keelpilli, selle puitkorpuse võnkumine, trummi naha võnkumisest, mis põhimõtteline erinevus võiks olla. Klaver on tegelikult, klaver enam-vähem oma olemuselt on ta keelpill, sest tal on seal keel taga. Enen naerab, et see on nüüd ühenduse teotus, eks ole, aga füüsikaliselt on enam sama, sest tal on ka keeles, mis võnguvad. Ja seal on kõlalaud taga, kuhu külge on kinnitatud samamoodi, siis see kõlalaud seal hakkab keeltega koos kaasa võnkuma. Ja see on see, kus heli sinna pääseb. Aga küsimus on trummi ja selle kõlalaua või taolise võnkuma, mis on see erinevus? Trummil on, et välisõhuga ei saa. Korda veel, et trummi sees õhk on seal väliskeskkonnast eraldatud äkki? Õhk on seal sees, ta ei pääse välja. See on üks asi, aga tegelikult see väga palju, tegelikult see ei ole see, mis teda väga erinevaks teeb. See on tõsi põhimõte, aga see ei ole selles mõttes, kui meil oleks näiteks nendel keelpillidel on auk, jah, seal sees pääseb välja, aga kui ütleks, et seda auku ei oleks, kas ta üldse ei heliseks või? Sul on klaver olemas, mis on täitsa kinni olla, õhk ei liigu. Aga kinni väga palju välja ei pääse, eks ole. Nii et see väljapääsmine on selles mõttes muidugi hea, et ta pääseb paremini välja need heli sealt seest. Nii et kui me klaveri tõstame selle lugi lahti, eks ole, siis läheb heli kõvemaks. Aga ta mingil määral pääseb ikkagi läbi ka siis, kui ta on kinni. Aga see
kitarri või keelpillide ja kõlakasti lihtsalt võimendamiseks just, et harp ju töötab ilma kõlakastita. Ja, no aga ta on märksa vaiksem ka, täpselt. Selleks ta ongi, ta võimendab, et ma alguses ütlesin, et kui on keel, siis ta ise teeb väga vaikselt. Aga see kõlalaud seal taga on see, mis aitab efektiivselt sellel võnkumise energial heli energiaks muunduda. Muidu see võnkumine energia jääb lihtsalt selle keele võnkumiseks ja ta väga vähe annab õhule seda edasi. Aga see keel, eks ole, või see plaat, ta liigub edasi tagasi, ta väga efektiivselt tekitab seda rõhulaineid õhus. Nii nagu, eks ole, mikrofonil või valjuhääldajatel, eks ole, seal on ka membraan, mis võnkub, eks ole. Aga me oleme ikka trummi juures tagasi. Mille pärast need kõla nii palju erineb nende keelpillide omadest, kuigi põhimõtteliselt just nagu oleks väga sarnane. Materjali, mis asi? Oma sagedus. Oma sagedus. Sa lähed natuke teemale lähemale, aga see ei ole päris õige. Kas on see, et trummil on suurem osa võnkumist sellest kilest, aga keelpillil on suurem osa võnkumist sellest korpusest? No, kui me räägime, ma just seda nagu üritasin öelda, et sellel mõlemal võngub pind, eks ole, et trummil võngub pind ja keelpind paneb selle tagumise kõlalaua, mis paneb ka võnkuma, samamoodi pind võngub, et pind võngub, annab õhule paremini edasi, selles mõttes on pigem sarnane. Et mõlemal ikkagi see, mis õhku läheb helised, selle tekitab võnkuv pind. See mingi nagu kinnitus üldiselt keeltel on kahest kohast ja trummil on ka nagu venitatud peale, et võib-olla mingid teised. Trumm oli nagu pind, keel on lihtsalt. Selles mõttes ta muidugi, see on 2D ja 3D vahe, eks ole, et meil on aga nad mõlemad on servast, eks ole, selles mõttes on ikkagi sarnane. Keel on otstest ja see pind on otstest, nii et see on niimoodi, vaadake, kas veiniklaas mõnikord lööte kokku või? Ei ole. Keegi, tõstke käsi, kes on kunagi veiniklaas kokku löönud. No ikka mõned on Heleni ei julge tõsta kätt. Ei olegi. Kas tee pealt või tee või kui kokku lüüa? Tegelikult sõltub sellest, kuidas hoida. Kuidas teie hoiate veiniklaasi käes, kui kokku lööte? Lukas? Madis, kus hoiad? Varest, jah. Aga kui hoida sellest klaasi juhust, kas ikka tee pealt? Kas keegi on tõstke käsi, kas kõik hoiavad alati varest või mõned hoiavad, kust juhtub? Tõstke käsi, kes hoiab klaasi, kust juhtub kokku lüües. Kes hoiab alati varest, tõstke käsi. Varest hoides tule pealt, kust juhtus hoides, mõnikord tule, mõnikord ei tule. Et varest hoides käsi teil summutab seda. Käsi on selline pehme asi, eks ole, tema summutab, ta ei lase vankumist veel tekkida. Varest hoides see terve klaasi osa on vaba võnkuma, klaas ise on elastne, energiakadusid ei ole, kui ta saab löögi pihta, ta võnkub. Selles on vahe. Nii et sama põhjusel, kui te hoiate neid traate kinnitada otsast, siis terve traat ise saab vabalt võnkuda selle pärast. Seda kinnitus peab olema selline hea ja jäi, kui oleks mingi pehme kinnitus, need otsad summutaksid kiiresti võnkumise ära. Nii, aga trumm ikkagi, mis on siis selle trummi häda?
Vaadake, mehaanikas te pidite lugema vankumisi ise. Ja selle tõttu võib-olla te ei pannud tähele, et see on selline asi nagu hüvetegur. Kas keegi on kuulnud sellisest nagu hüvetegur? Aga vankumised võivad sumbuda, no mitte sumbuda. Sõltub sellest, milline on hüvetegur. Kui hüvetegur on suur, siis ta ei sumbu. See on sisuliselt nagu ühe perioodi jooksul sumbunud energia jagada vankumisenergia. Vastupidi, vankumisenergia jagada ühe perioodi jooksul sumbunud energia. Ehk siis, kui teil on see trummi nahk, siis tema mass on väga väike ja vankumisenergia on, kineetiline energia on väike, aga sumbumine on päris suur õhuga ja tal see elastset energiat on väga vähe, erinevalt pillikeelest, mil on päris korralik mass taga, ta on elastne, kuskil sumbumist väga ei ole, see läheb sellesse korpusesse, aga korpus on ka jäik materjal, temal on ka mass, tal on jäikus ja kui ta õhule hakkab seda energiat üle andma, siis tal endal on vankumisenergiat hulga rohkem, kui ta õhule seal vankuse käigus annab. Trummi nahal on ta nii vähe, et ta kohe sumbub ära. Et selle tõttu, kui see trummile peale lööd, siis on see esimene löök ainult ja siis kohe on sumbunud. Aga pillikeelel ta vankub pikalt. See on see erinevus. Aga mis veel? Peale nende on veel erinevaid pille. Puhkupillid. Puhkupillid, õige. No nii, aga kas teil läheb pooleks nüüd? Mida? Või kes ütles? Mida? Aleksa saab praegu. No õiglane on. Helenil juba on. Puhkupillid. Nüüd, seal on, jämedus lahtus on seal sellised nagu mingi pile. Kõik tingimata on päris pile, ta on erineva kujuga, oreli on ta väga nagu selge pile, oreli pile. Et meil on, ja võiks siis öelda, et meil on mingisugune selline toru ja seal õhk võnkub. Ja mis siin tekib ka seisulaine, aga siin on nüüd niisugune seisulaine, et siin põhjas õhk ei saa liikuda, sest et sein on vastas. Et kui me joonistame nüüd nende õhumolekulide nihked, siin on meil üks koordinaat ja siin on see, kui palju nad nihkuvad, tähistame sellise toreda tähega nagu psi ja see on siis vertikaalne nihe õhumolekulidel. Siin on nad paigal, siia mõõda nulliga. Siin on selline lugu, et siin on atmosfääri rõhk B0. Ehk siin peab rõhk kogu aeg olema sama, ehk teisisõnu, kui meil liigub siin üks molekul psi võrra, siis siin kõrval peab sama palju nihkuma, sest kui nad nihkuksid erineval määral, siis nende vaheline ruumala muutuks ja kui ruumala muutuks, siis tekiks rõhk. Aga rõhk peab olema kogu aeg atmosfääri rõhk. Et selle tõttu siin tekib selline seisulaine, kus otsas on sõlm ja ühes otsas on sõlm ja teises on pais. Ehk siia läheb siis veerandlainet sisse. Lambda jagada 4. Siis me saame kohe teada selle sageduse, mis meil tekib. Sagedus on meil siis niisugune, et meil on omega jagada K-ga, on meil õhul helilevimise kiirus CS ja teisest küljest meil K korda selle vile pikkus L on võrdne pi kahendikku veerandlaine. Millest me saame, et K on võrdne pi jagada 2 L-iga. Ja me saame, et omega CS korda K on võrdne CS korda pi jagada 2 L-iga. Ja see S on meil siis endiselt, ta on võrdne rootjuur, gamma korda, no paneb B-ga rooka, paneb sedasi praegu. No tegelikult umbes 300 meetrit. Paneme taga nii sellise kujul, et on siis rootjuur gamma korda RT jagada müüga polarmassiga. Nii, nüüd ühe pilli jaoks me saime selle sageduse kätte, aga
teeme nii, et lähme vahe ja räägime natuke pärast vahe.